Eesti teedel toimub aastas suurusjärgus 3000 liiklusõnnetust suurulukitega. Nendest omakorda 72% on kokkupõrked metskitsedega. Need on õnnetused, kus hävib looduslik populatsioon loomade näol ja sellele lisaks suured kahjud kindlustusseltsidele ning inimestele, mis võivad erinevate juhtumite põhjal ulatuda kümnetesse tuhandetesse eurodesse. Kitseõnnetused isegi tegelikult lõpevad mõnel juhul õnneks mitte küll surmaga, siiani ei ole vähemalt teada, et Eestis oleks olnud. Põdraõnnetused lõpevad mõnel juhul või halvemal juhul siis surmaga. Ja seda näitab ka möödunud aasta, kui me mäletame siin Tartu lähedal toimunud õnnetust. Küll aga kitsedega isegi võivad lennata aknast sisse näiteks. Sellest ajendatuna hakkas Eesti Jahimeeste Selts otsima võimalusi, kuidas neid õnnetusi vähendada. Lõpuks jõuti välja Saksamaal välja töötatud helkurpostideni, mis seal tekkivate kiirte vihuga pidurdavad loomade liikumist teele. Jahimeeste Selts tellis selleks uuringu, et aimu saada selle kasutegurist. Uuring oli pikk, kokku analüüsiti andmeid 5 aastat. Kui me olime neid andmeid analüüsinud, võttes siis arvesse konkreetselt iga juhtumit eraldi, millal see juhtus, millal olid need seadmed sinna paigaldatud, kui kaua oli sellest aega möödas, missugune see ümbritsev maastik oli, kui palju seal oli metsa, kui palju seal oli põldu, kui palju seal oli serva, mis oli liiklussagedus ja nii edasi, siis me jõudsime tulemusele, et mudeli hinnangul siis 5 aasta jooksul on langenud keskmiselt 3 korda liiklusõnnetuste sagedus. Päris suur. See on väga suur langus. Reflektoritega posti tee ääres on ka praegu, seda vaid põhiteedel 94 kilomeetri ulatuses. Vaja oleks neid kohtadesse, mis on liiklusmärkidega märgistatud ja neid alasid on kokku 3500 kilomeetrit. Seega ära teha on veel väga palju. Kindlasti ei asenda reflektor ökodukte ja tunneleid. Need on suure liiklustiheduse juures äärmiselt vajalikud. Uluki reflektorite või helkurite, kuidas keegi neid nimetab, puhul väga hea on just nimelt see, et nad ei ole selline püsiv barjäär. Kui sõidukid tulevad, nad tekitavad korraks ulukites sellise ehmatusrefleksi, ta jääb seisma, siis ta läheb edasi. Aga kui tara on ees, siis ta on ees, eks ole. Siis jah, on teatud loomi, kes hakkavad sealt läbi tungima, teevad augud sisse, siis teised leiavad need augud üles, lähevad ka teele, et ikkagi juhtub mingil määral õnnetusi, kuigi palju vähem. Aga see reflektor, ta ei tee sellist püsivat barjääri. Siis kui autod sealt parasjagu läbi ei sõida, nad saavad segamatult üle minna. Ja kui autodes liiklussagedus läheb juba liiga suureks, siis ongi nii, nagu ma ütlesin, eks ole, see liiklus juba iseenesest on barjäär, mitte need reflektorid. Mis saab edasi? Jahimeeste Seltsil on plaanis neid seisukohti nüüd tutvustada erinevatele ametkondadele. Rehkendus on lihtne. 1 kilomeetri tee katmise kohta spetsiaalsete helkurpostidega kuluks 400 eurot. Seda võimalust kasutab Euroopas umbes 15 riiki. Uuringu läbiviijad leiavad, et meie teedevõrgu tingimustes oleks see ideaalne lahendus 2. klassi maanteede ja kogujateede ulukiohtlikes lõikudes.